Tere tulemast hommikupalusele. Täna hommikupalusel on mul abi politseinik Nathan Holman. Ja täna siis hommikupalus toimub meil sellises kohas nagu Männiku tee 108. Siin on selline koht nagu Living Israel või Elav Iisrael. See on selline rehabilitatsioonikeskus, kristlik rehabilitatsioonikeskus. Ja kus ma mõtlesin siis hommikupalust teha selleks, et võib-olla kergelt tutvustada ka seda keskust, Living Israeli keskust. Ja kuna tänane lugu räägib nimekirjast või oli seal juttu nimekirjast, raamatust, siis jäin mõtlema ka nende inimeste peale, kes siin siis elavad, kes rehabilitatsioonikeskuses on, siis nemad on ka nagu mingis mõttes mingist nimekirjast. Ja see Living Israel on alguse saanud siin Eestis 2012 aastal. Ta on tulnud Iisraelist. Living Israel ei ole ainult Eesti keskne, seda on siis Iisraelis, Ameerikas, Venemaal, Lätis, Leedus ja ma ei mäleta, kas veel kuskil. Ja siin Living Israeli keskuses elab umbes 15 inimest ja see on selline kristlik keskus, kus programm on 10 kuud ja programm siis tugevalt toetub kristlikele põhimõtetele ja alustele. Ja siin igapäevaselt toimuvad jumalateenistused, 2 korda päevas, laupäeval ka jumalateenistused. Me olemegi siin Living Israeli keskuse saalis, kus need laupäevased teenistused toimuvad. Siin on need bändi pillid, et siis nende endi keskel on neid inimesi, kes siis ka bändi teevad, laulavad, mängivad pilli, klaverit, kitarri, trummi. Ja see põhialus on see, et kristlik õpetus, et inimesed tuleksid. Siin on siis pooled, kes on usklikud ja pooled, kes ei ole usklikud. Ja nende soov, põhialus on see, et inimene saaks kohtuma ja kogema Jumalat. Ja temast saaks usu inimene, et see usk aitaks tal püsida siis kainena ja korraliku inimesena. Enamasti inimesed tulevad siia, ma saan aru, vanglast ja nad teevad pühapäeviti ka supi jagamist keskturul, kus siis ka kodutud ja raskesti hakkama saavad inimesed tulevad sealt suppi võtma ja siis mõnikord nad tulevad siia siis elama, et enda elu korda saada. Siit edasi ma mõtlesin, ma loen ka Piiblist ühe alguse loo. Piiblis on siis Ilmutuse raamatus 20. peatükis on nõnda kirjas. Ja ma nägin suurt valget trooni ning seda, kes sellel istub, kelle palg ees põgenesid maa ja taevas ning neile ei leidunud aset. Ja ma nägin surnuid suuri ja pisikesi seisvad trooni ees ning raamatud avati. Teine raamat avati, see on eluraamat. Ja surnute üle mõisteti kohut seda mööda, kuidas raamatuisse oli kirjutatud nende tegude järgi. Ja meri andis tagasi oma surnud ning surm ja surmavald andis tagasi oma surnud ning iga ühele üle mõisteti kohut tema tegude järgi. Ja surm ja surmavald visati tulejärve, see on teine surm, tulejärv. Keda iganes ei leitud olevat eluraamatusse kirjutatud, see visati tulejärve. See on Piibli raamatu viimane raamat, Johannese ilmutus, kus siis Jumal rääkis Johannesele või andis edasi Johannesele sõnumi, mis on saamas tulevikus. Ja siin rääkis raamatust, eluraamatust, et on Piibel väga oluline raamat, aga üks raamat on veel väga oluline eluraamat. Ja seal on mingi nimekiri, mingid nimed on seal kirjas. Ja nii oluline oleks, et meie enda nimi oleks selles eluraamatus kirjas. Siin ilmutused 3-5 on ka kergelt juttu sellest eluraamatust. Siin ütleb nõnda, kes võidab, see riietatakse samamoodi valgete rõivastega. Mina ei kustuta tema nime eluraamatust ning ma tunnistan tema nime oma isa ees ja isa inglite ees. Siis Jeesus räägib, et ta ei kustuta nende
inimeste nimesid eluraamatust, kes siis püsivad, ma saan aru, usus. Piibel räägib, et kes võidab, see riietatakse. Piibel räägib siis võidujooksuks. Usus elamine on kui võidujooks ja siin elus on kui patt, mis tahab takerduda meie külge, et me seda võidujooksu ei võidaks. Nii nagu ka need inimesed, kes siia satuvad, on ka nagu tugevasti mingil määral nagu sattunud elu raskustesse ja patt on nende külge nii tugevasti takerdunud, eriti siis narkootikumi ja alkoholi najal, et nad ei saa oma eluga hakkama. Ja siis ongi see üks lahendus siin läbi selle rehabilitatsioonikeskuse vabaneda sellest patust ja saada suhe korda Jumalaga, et saada oma nimi kirja eluraamatusse. Siin on nimekirja. Need on algusmõtted, mida ma mõtlesin jagada ja siit edasi laulame 2 laulu. Svarm, mu issand imetaja. Su armu issand imetlen, mu vaese päästsid sa. Kord olin ime kadunud, nüüd näen ja leitud ma. Mina lähen Armu jõele. Mina lähen Armu jõele, toon kõik patud, mis koormavad. Tule saada, puhasta mind, Jumal soovib sind kohata seal. Kallis Jeesus, olen valmis alanduma sinule. Tõmba mind sa lähemale, Jumal soovib sind kohata seal. Nendes vetes armuvägi tervendab ja vabastab. Mina lähen Armu jõele, Jumal soovib sind kohata seal. Kallis Jeesus, olen valmis alanduma sinu ees. Tõmba mind sa lähemale, Jumal soovib sind kohata seal. Tule kaasa Armu jõele, leiad elu võrratu. Tema kutsub, tema ootab, Jeesus soovib sind kohata seal. Kallis Jeesus, olen valmis alanduma sinu ees. Tõmba mind sa lähemale, Jumal soovib sind kohata seal. Nüüd edasi jagab meile Naatan siis sõnumit. Ja tänane lugu räägib meile 6-aastasest poisist. Üks isa leidis oma 6-aastase poja lugemas Vana Testamendi suguvõsade loetelu. Ta ütles väikemehele: ma võin sulle näidata palju huvitavamaid kohti. Imestunult küsis laps: isa, kas piibli lugemine peab siis olema huvitav? Isa jäi hetkeks mõttesse. Ei, vastas ta lõpuks. Võib-olla see ei pea alati olema huvitav. Mõnikord asjad, mis tunduvad esialgu igavad, on siiski väärt lugemist. Poeg kortsutas kulmu ja libistas pilgu uuesti oma piiblisse. Aga miks siis nii palju nimesid kirja pandi? Kas need inimesed olid kõik väga tähtsad? Isa naeratas. Igal inimesel, isegi nendel, keda me enam ei mäleta, oli oma lugu. Need nimed, mida sa loed, igaüks neist oli kunagi kellegi vanaisa, isa ja poeg. Need on lood peredest, kes kunagi eksisteerisid ja kelle elu oli Jumalale tähtis. Poiss mõtles selle üle. Kas see tähendab, et ka minu nimi võiks kunagi kellegi raamatus olla?
isa naeratas jälle, seekord sügavamalt ja silitas poisi pead. jah, võib-olla mitte sellises raamatus, mida igaüks loeb, aga kindlasti on sinu nimi Jumala raamatus kirjas. meil kõigil, kes kuulame Jumala perekonda, on koht suuremas loos. Isegi kui me seda ise alati ei näe. Poiss naeratas ja jätkas lugemist. Seekord veidi suurema innuga. Isa jäi tema kõrvale istuma ja mõtiskles, kui tihti me unustame, et ka näiliselt igavad hetked ja inimesed on osa millestki suuremast. Võib-olla ei pea kõik olema huvitav, et olla tähendusrikas. Mõnikord on just kõige lihtsamates asjades peidus suurimad tõed. Ja nii istusid nad seal, isa ja poeg, üheskoos avastades tähenduse sügavust, kohtades, kust seda isegi ei oskaks otsida. See lugu peegeldab meile sügavat tõde elu ja usu kohta. Et mitte kõik, mis on tähendusrikas, ei pea tingimata olema põnev või kaasahaarav. Sageli ootame, et elu pakuks meile pidevalt uusi elamusi ja põnevust, kui tegelikkuses peitub tõeline sügavus ja tähendus sageli igapäevastes lihtsates hetkedes. Piibli suguvõsade loetelu võib tunduda kuiv ja igav, kuid selles on peidus midagi enamat kui lihtsalt nimed. Need nimed jutustavad lugusid inimestest, peredest ja põlvkondadest, kelle elu oli Jumalale tähtis. Näiteks Jaabes oli selline mees. Temast on räägitud Piiblis ainult esimese ajaraamatu 4. peatükis, 9. ja 10. salmis. Loen. Aga Jaabest austati rohkem kui ta vendi. Ta ema oli temale nimeks pannud Jaabes, öeldes, sest vaevaga olen ma tema ilmale toonud. Ja Jaabes hüüdis Iisraeli Jumala poole, öeldes, oh õnnista mind rohkesti ja laienda mu maa-ala. Olgu su käsi minuga ja päästa mind kurjast, et mul vaeva ei oleks. Ja Jumal saatis, mis ta palus. Nendes 2 salmis on kokku võetud Jaabese minevik, olevik ja tulevik. Tema reaalsus, ahastus ja palve vastus. Kui mõtled, et nimede loetelu on igav koht, mida lugeda, siis võid nendest peatükkidest edasi kerida ja sulle jääb see imeline lugu avastamata. Jaabese elu on kokku võetud 2 salmis, mille ees ja järel on pikad nimede loetelud. See tuletab meelde, et ka meie elu, isegi selle kõige igavamad ja rutiinsemad hetked, on osa suuremast loost. Isegi kui me ise seda alati oma elus ei näe, on Jumala silmis meie elu siiski oluline. Jumala silmis ei jää ükski elu ega nimi tähelepanuta. Aga nüüd siis poja küsimus. Kas ka minu nimi võiks kunagi kellegi raamatus olla? Peegeldab sügavat inimlikku igatsust, tähenduse ja jäävuse järele. Me kõik tahame ju tunda, et meie elu loeb. Et meie lugu on osa millestki suuremast. Ja isa vastus, et igaühel on koht Jumala loos, annab lootust ja kinnitab, et keegi ei ole meist tühine ja märkamatu. Tihti võime olla ka selle poja sarnased. Otsime elule mõtet, uurime, küsime, avastame ja otsime kohta siin maailmas. Kas ei ole siis mitte hea minna oma taevase isa ette ja tema käest küsida? Lugu tuletab meelde, et elu ilu ja sügavus ei peitu ainult erakordsetes hetkedes, vaid tegelikult igapäevases. Hommikustes vestlustes, vaikuses, nimedes, mis esmapilgul võivad tunduda tähenduseta. Tähendus peitub teadlikkuses, et me oleme osa millestki suuremast ja et iga nimi ja iga elu ja iga lugu on oluline. Kas pole mitte nii, et kui kõik läheb hästi, siis saab juht kiita ja kui asjad kisuvad halvaks, siis on süüdi kõik teised? Ka meie eludes on siis, kui kõik läheb hästi, siis me tahame au endale võtta. Ning kui asjad lähevad halvasti, siis leiame süüdlasi kas enda ümber või süüdistame Jumalat. Aga Jumalat võiks tänada mitte ainult heades ja halbades olukordades, vaid ka siis, kui on tavaline argipäev. Kui
kui eestlaslikult ütleme, et meil läheb normaalselt. Võib-olla me võiks isegi rohkem tähendust ja tänu avaldada täiesti tavaliste asjade üle. Võib-olla ei pea elu olema alati huvitav, et see oleks väärtuslik. Mõnikord peituvad kõige sügavamad tõed just nendes hetkedes, kus me peame peatuma, kuulama ja vaatama sügavamale. Nagu poeg, kes leidis lõpuks huvi suguvõsade loetelu üle, võime ka meie avastada tegelikult tähenduse ja ilu seal, kus esmalt seda kõige vähem oskaksime oodata. Ma lõpetaksin ühe kirjakohaga. See on Uue Testamendi 2. Timoteuse raamatus, kus on kirjutatud, et kogu piibel on Jumala poolt sisendatud ja on kasulik. Ärme seega alahinda Jumala sõna. Aamen. Aamen. Aitäh, Naatan. Eile, kui ma sõitsin Oleviste kirikusse surmedate edastamise koolitust teha hommikul seal, siis ma avastasin ennast nautimas ummikut. Oli siuke väga palju autosid ja oli näha, et midagi seal toimub ees, kas avarii või. Aga ma nautisin sellepärast, et ma olin varem hakanud minema ja sain aru, et ma ei jää hiljaks. Ja ma pole enne osanud niimoodi ummikut nautida, kui too hetk ma nautisin. Et mingis mõttes mõttetu aeg, hetk, aga nii kuidagi väärtuslik nauding oli selles. Et ma jõuan ja nagu Jumala rahu täitis sel hetkel. Aga siit edasi laulame laulu Oma rahu annan teile. Jumala, Jeesus on siis öeldud sõnad, oma rahu annan teile. Oma rahu annan teile, oma rahu jätan ma. Ei maailm või rahu anda, oma rahu jätan ma. Oma rahu annan teile, oma rahu jätan ma. Ei maailm või rahu anda, oma rahu jätan ma. Palume nüüd veelise palve, mille Jeesus on siis meile õpetanud. Jääme palvesse. Meie Isa, kes oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevast nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusastusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ja ma annan edasi Jumala õnnistuse. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale paista meile peale ja olgu meile armuline. Issand, tõstku oma pale meie üle ja andku meile oma rahu. Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.